oli. Tegelikult mul oli hea meel, et me kõik siin oleme ja läks sassi, kui ma alustasin uuesti. Armsad õpetajad, kindlasti olete ka väga rõõmsad täna. Armas kolledži pere ja loomulikult kõik saalis viibijad. Minu nimi on Erik Kulkep ja kuna anti võimalus sõna võtta, siis ma tegin seda, nagu ka Henn Vallimaa ütles, et peab julge olema. Ma siis võtsin härja sarvist. Hea meelega ma pöörduksin tegelikult kõigi poole, sest inimesed, kes te kõrval on, vaadake palun oma paremal koolistuvat inimest ja päriselt nii, et ma näen, et te teete seda. Just. Te võite komplimendiga teha, kui on midagi ilusat. Ja vaadake vasakul koolistuvat inimest. Ja kellel on, see saab ka komplimenti teha just täpselt. Mida ma tahan öelda sellega on see, et esmapilgul oleme kõik väga erinevad. Meil on välimus erinev ja me anname esmase hinnangu alati välimuse järgi. Aga kui me mõtleme ja tunnetame, siis tegelikult on taaskord jälle märksõna, mis on olulised, mis meil inimesi omavahel ühendavad. Ja selleks on armastus, selleks on aeg ja selleks on inimlikkus. Selleks, et elada täisväärtuslikku elu, vajame kõik armastust. Aga me ei saa seda mitte kuskilt mujalt soovida, kui me ei armasta iseennast kõigepealt ja kui me ei väärtusta iseennast kõigepealt. Alles siis, kui meie nii-öelda tass on täis, saame seda lõputult jagada teistega. Kõik saalis viibijad soovivad, et neil oleks rohkem aega. Aega olla koos pere, sõpradega, teha seda, mis meeldib ja leida päriselt aega iseenda jaoks. Aeg on täpselt selline ressurss, mida me ei saa ei juurde laenata, ei osta. See on ääretult oluline, mida me endale antud ajaga teeme. Inimlikkus on üks kõige lemmikumaid pooli. Meie kõigi suur ring on olla inimesed ja kasutada ära inimlikkust, hoolivust. Ja me saame olla täna paremad, kui olime eile ja homme paremad, kui olime täna. Siin on üks oluline aspekt veel. Me alati tahame teisi muuta, sest nende käitumine ei meeldi meile. Ainus, mida me muuta saame, on enda suhtumist nendesse. Seega suurimaks väärtuseks siin elus, minu arvates, on see, kui paljusid inimesi me suudame positiivselt inspireerida. Inspireerida sel moel, et kuna peale meiega kokkusaamist eemalduvad ja saavad kokku teistega, siis ka nemad soovivad seda teistele teha. Sest teame täpselt, et inimesed võivad unustada, mida me neile tegime või mida me neile ütlesime. Kuid mitte kunagi ei unustanud seda, mis tunde me neist tekitasime. Olge palun nii armsad ja vaadake taaskord kõrvalistuvaid inimesi ja mõelge nendele märksõnadele armastus, aeg ja inimlikkus.